No tervist! Täna teeme süütekuubikuid. Mul on ka üks eelne video, kus ma teen süütekuubikuid terve selle muna resti peale ja valan siia seda küünlavaha. Aga seekord teeme selliseid käsitsi, väikseid roosikesi, mis ma nüüd viimasel ajal olen teinud. Et minu jaoks tundub kuidagi mugavam, ei ole nii palju materjali raiskamist võib-olla. Et proovime siis teha neid. Kuidas kellelgi välja tuleb ja noh, katsetamise värk. Mina nagu täiustasin enda kuubikud just niimoodi. Selle jaoks on siis munakarpi vaja. Siis on Võhma valgusvabrik oli vist minu arust see koht, kus on parafiinijääk. Ja see ongi selle jaoks, et teha süüteroose. Raam siin sees on selline jäägivärk ja värviline. Ja see ongi mõeldud, et sa ei tee uusi küünlaid, vaid sa teed süüteroose. Nii et, ja mul on seda palju kokkustatud. Ilmselgelt meil on ahjukütted maal. Nii et esiteks, mis ma teen, eraldan kaane sellest põhjast. Selle pealmise selle paberi ma võtan tavaliselt ära, sest esiteks mulle ei meeldi, halb on nagu võtta, jupitada seda tükki. Et mina võtan ära, et see läheb lihtsalt prügikasti. See on selline kile ja sliimine paber, et see väga nagu ei põle ka. Selline kehva materjal. Minu arust need Veltani munakarbid on natukene need paremad karbid. Järgmised on Grossi omad, mis on ka väga hästi, lähevad hästi puruks või mugavam. Ja mina teen siis niimoodi, et igasugused jupid kasutan ära. Siit võtan ka selle nurga kaanel maha. Nii, ja siit teen sellised ribad. Siin ei ole vahet, kui suured, kus mul ei ole tähtis, et ta välja nägemine ja vaid, et ta tuld alustab. Nii. Ja siis võtan munakarbi. Siit käsitsi saab ka kõiki neid asju tehtud, ei pea hakkama kääridega. Nii, ma teen siit enne keskelt. Siis tõmban, paned näpud sisse, tõmbad ilusti. Saad mugavalt jupitada. Nii. Ja sellest me siis hakkame nüüd voolima neid nii-öelda. Mulle meeldib need pikad, kui jupid ära võtta. Et ei taha selliseid jupstükke. Ja teine asi, mis ma teen, on veel see, et võtan ühe muna selle, võtan teise, teen selle nagu pooleks ja panen selle siia sisse. Niimoodi. Siis võtan need ribad, mis ma tegin, keeran rulli, vahepeal kui viitsin, panen neid väikseid juppe siia vahele. Viitsin voltida. Nii. Võtame veel. Nii. Ja siis torkan siia sisse. Et ta jääks tugevam, siis ma kasutan kõik need jupid siia vahel ära. Paned torkad siia sisse neid. Ja see läheb siis, annab tugevust juurde. Et kui sa sinna paha sisse kastad, et siis ta ei lagune nagu laiali. Nii, selliselt. Ta ei tule nagu lahti. Nii. Keegi tuleb selja tagant, tipa-tapa. Joo.
nii et see on üks selline variant, kuidas ma viimasel ajal teen. No nokitsemine selline. Enne teed need vormid ära ja siis hakkad valama alles. Vaata, kui värviline see seekord on. Ma tahtsin tulla vaatama, mis see sees on. Ilus. Jah, sul haiseb ka hästi. Haiseb hästi. Et siis mulle kuidagi nagu meeldib. Et jah, okei, sa saad tervest munarestist nagu vähem, 5 tükki. Aga ta on nagu täidlasem või selline, ma ei tea, kuidagi meeldib rohkem. Ta tundub kuidagi natuke tugevam ja saan vaha sisse natuke paremini kasta. Minu jaoks. Kuidas keegi teeb. Et ega see ei ole, et minu õigus. Teen nii, nagu ise soovin. Nii. Paneme siia sisse. Et see ongi see koht, et juppe saab nagu ära kasutada. Voldid kokku ja paned ühele poole ja teisele poole. Nii. Mait takas treima, nii et see võib-olla kostab ka siia. Erinevad kuurid. Nii. Ja niimoodi ma neid nagu koolin. Tavaliselt on see, et need piklikud paberid saavad ennem otsa. Eks on, kuidas raiskad. Et ma proovin ka rohkem neid juppe panna siia vahele, et selline voltimise töö, nokitsemine. Seda saad teleka kõrval, vaatad mingid seebikaid asju, vabalt teha. Mina olen selline, kellel käed peavad käima. Ma ei oska. Kui ma telekat vaatan, siis on mul mingi hegeldus käes või midagi sellist. Sest jah. Nii et käed käivad kogu aeg. Nii. Vahepeal otsisin neid munareste. Et ma saan aru, et inimesed ostavad see, mis on nagu odavam. Ja tihtipeale on just odavam need plastikust kilejad, sellised läbipaistvad. Aga lõpuks me avastasime, et me sööme lihtsalt nii palju muna ise. Hästi suured munasööjad. Et me saame ise. Et kõik, mis ostad, tarbid ära. Nii. Veel siis vaatame. Vahepeal on see liiga lai, siis ma teen väiksemaks. Nii, tihedust juurde. Minu arust nad näevad nagu paremad nagu siis, kui nad on selle vaha seest läbi käinud. Et siis on natuke nagu kabedamad näevad välja. Nii. Siia teisele poole ka. See ongi, kuna ma teen sellises metallist topsis, seda vaha sulatan, siis on hea, kui nad on tihked ja ei lagune laiali. Muidu kuurid neid juppe igalt poolt nagu sealt vaha seest. Ja siis pead juba kuumade näpud, kuuma vahaga näpud koos, siis ei tule välja. See ongi nagu see minu jaoks nagu tähtis. Nii, ma näitan teile osaliselt nagu ära. Mul on siin hästi palju neid karpe, igasuguseid, et ma teen täna päris palju neid. Nii et teeme veel. Munakarbid on kõige paremad. On ka vaata need munarestid, kus on 30 muna peal. Nood on natukene sellised, lähevad liiga kergesti katki või kuidagi sellised liiga muredad minu jaoks.
et no kogu aeg nagu selline tunne, et see nagu laguneb laiali või noh, niisugune. aga need karbid on kõige paremad. See Võhma valgusvabrikust need vahad, parafiinijäägid õigemini, väga mugav, et ilmselt nemad nagu jaganud matsu välja, et saaks nagu kõik ära kulutada, et ei pea ju kõik ometigi ära viskama. No muidugi jah, see ära viskamine on see erinev iga inimese puhul. mina olen pool Võhma valgusvabrikut sellest toodangu prahist tühjaks ostnud. noh, hoian silma peal, mees hoiab ka silma peal, et nii kui tuleb müüki, siis me rabame. kuigi meil on nüüd ees vist 1,5 kilosed pakid on, et mul on vist 3 tükki oli veel üleval ja Mait vaatas, et noh, tellime juurde, et siin ei tea, kuna nüüd lund maha ei ole tulnud, et see talv võib venida. et see on jah selline. ei tea, kui pikaks see talv läheb. võib-olla jaanipäeval lükkame lund veel. nii. panen siit nüüd, tavaliselt ma panen sisse sellised natukene kehvemad, kas on mingid nagu sellised liiga suured vahed või noh, niimoodi, et kasutan need ära. et noh, natuke ta tõesti näeb nagu roosi moodi välja, eks ole. et ei saa öelda, et ei ole süüteroos. et on ikka. selline rahulik nookitsemine. väntad ja väntad.
nii. Nüüd ma näitan teile järgmist etappi. Ma avastasin, et pliidi peal on raske teha seda vaha, sellepärast et pliit teeb nagu liiga kuumaks. See pliidi peal on liiga kuum ja ta ei, liiga kiiresti ja hakkab liiga suitsema. Võib vist käes. Ootame kuskilt tulema sinna ka ja mis meil siin on? Vist ei ole. Nii. Heitsime tulema sinna ka. Ja sopsti peale. Nii, see vaikselt siin sulab. Panin siia nagu ajalehe. Siia ma panen segan siin sees ära, panen siia nõrguma. Ma panen ajalehe peale sellepärast, et siis pärast saad ajalehtega kasutada tule alustamiseks. Ta on juba vaha täis, et saab jälle ära kasutada. Põleb ka hästi, nii et on väga hea. Juba on seal põhjas natuke vedelat. Eks tal läheb see natukene aega. Mina proovin teda teha, kui liiga külm on, siis ma väljas ei tee. Aga ma teen, meil on selline saunaköök, et uks natuke lahti, et see lõhn nii väga nagu, toas ei tahaks nagu teha. Nii. Siis kui ta hakkab vaikselt juba sulama, siis mulle meeldib nagu segada. Siis ta sulab nagu palju kiiremini, kui sa liigutad seal sees. Aga nii külm on, et kohe lusikas läheb kinni. Natuke juurde.
nagu tee värvi poole. Nii, ma tõstan natuke siit asju ümber, siis te näete neid siin sees ka, mis ma teen. Siis, kui ta hakkab peakorras olema, siis ma keeran tavaliselt kuumust vähemaks. Ja mina teen siis niimoodi, et kastad sisse, pöörad ringi ja siis ma hoian näppudega niimoodi küünega vastu. Üleliigne tuleb välja. No nagu lapsepõlves sai ikka pandud neid näppe sinna küünlatahi või selle vedeliku sisse on ju. Et see on umbes selline samasugune tunne. Et lihtsalt üleliigse kurnan välja. Näpud saavad kokku, aga see saab pärast maha. Et minu jaoks ta ei ole nagu nii kuum. Nüüd on roosid. Nii, näpu küljest ka see jama. Ma seda väga kuumaks ei taha jah lasta, et ma sellepärast keerangi kuumuse maha. Et siis, kui sa paned selle munakarbi sisse ja see asi hakkab vahutama või näed kohe, et viskab mulje ülesse. See mulle nagu siis ta teeb sellist nagu haisu ja et ei taha nagu seda. Mul on jah eraldi lusikas ka jääb selle. Nii, kuna mul seda praegu rohkem vaja ei ole, ma keeran kinni. Nii, ärutame välja. Nii, üks veel. Nüüd ongi see, et ta nüüd hakkab vahutama siin sees. Mul läks kogus väikseks ja see asi läks liiga kuumaks. Nii, et nii. Selle me tõstame natuke kõrvale. Ta võib uuesti kõvaks minna, et ei ole hullu, ma teen niikuinii pärast neid veel. Nii, et nii. Sellised nad said. Nad lähevad päris kähku, kuna me oleme väljas, siis nad tahenevad päris kähku. Näppude peal on ka seda, aga ei ole hullu. Nii, et jah, selline, niimoodi on kuidagi nagu parem hoidistada ka minu arust. Et mul on üks suur korv, paberist korv punutud, et panen sinna sisse, kui nad ära johtuvad. Ja siis hea võtta. Nii et ilmselt ma teen põlemistesti ka. Kui nad nagu enam nii soojad ei ole, siis ma teen väikest põlemistesti ka. Me eelmist tegevist tegime ka minu arust. Nii et siis saate näha, et kui hästi nad põlevad. Pliiti ma näiteks alustan ühega. Sobib väga hästi ja kui ma ahjuala teen, siis ma panen nagu 2 kohast, et 2 tükki. Ja siin on nagu puud vahele, et läheb päris kiiresti. Ei ole kunagi midagi ära kustunud, ütleme ausalt. Ja ennast väga hea. Mõnus. Ta vist suht ühtlase leegiga põleb ühe koha peal
8 võib-olla minutit, kui palju me eelmine kord testisime, et ta põleb päris kaua. Ja see ühe koha peal see leek, see ongi ju see, mis paneb selle puu põlema, et jah, vot. Aga jah, siis kui nad tahenevad, siis ma teen põlemise video ka, et põlemise testi, et näete siis, kui hästi ja tugeva leegiga nad põlevad, nii et. Nii, siin siis väike test. Leidsin ühe vana panni, mida ma ei kasuta enam. Nii et vaatame siis. Siin on tuul. Nad isegi tuul ei kustuta ära. Natuke videodasse. Siin on metallist uksed ei ole hullu. Sõber-koer ka. Et noh, kui võtta nagu seda leegi suurust, teeb ümber puidu sul kõvasti, siis läheb ikka põlema küll. Issand, mul hakkab soe siin. See on nagu lõkke tuli. Päris soe. Noh, see on juba paar minutit põlenud. No nüüd kindlasti ju saad ümber, kui puud paned ümber, siis kindlasti juba läheb puu põlema. Vaatame natuke kaugemalt ka. Milline kuma siin tuleb. Tuul ka ei kustuta ära. Nagu Maidule meeldib öelda, et kui sellega ka lõket põlema ei saa, siis on sul midagi viga, nagu öeldakse. Kuldsed laused. Ja ta tuleb. Üleni tolmune. Üleni tolmune. Tuli vaatama, mis sa põletad siin. Tule ka lõkkesoojuse. Siin ei ole puiduojagi, meil on lõkke olema. Nagu kodutud istuvad lõkke ümber. Jah, oleks tünn siis. Nagu Ameerika filmides vaata. Noh, see on mingi 3 minutit põlenud, üle 3 juba. Eks ta kuskil 10-15 põleb. Meil käib igal pool sellega tule tegemine. Suitsuahju grilli alla. Mägine ahju paned, vaata 2 tükki, puu paned vahele ja... Ma olen vahest isegi niimoodi teinud, et panen 2 tükki järjest niimoodi 1-2. Seda siis, kui jämedad ahjupuud on. Jah. Pliiti ei ole, piisab ühest. Ikka on veel nagu roosi välimus seal.
no sa surusid selle paberi sinna tihedalt sisse. Vaatajad kindlasti küsivad, miks ma nii purun olen. Ma ütlesin sulle, et neile, et sa teed tööd. Jah. See on jah. Töömesilane. Eile õhtul oli koer hullem veel, nii et pikutas meil masina ees. Märg ka ja siis see puidu, see hakkab külg. Minu arust on ta siiamaani puidu tolmud. On küll, jah. Aga ta on ise väga rahul sellega. Ta on nii paks pasukast ei tunnegi. Pann isegi kuivab ära need. Ja ma räägin, see on nagu soe siin. No see on tõesti soe. Siia puhub ka vahepeal soe, ega tuul peale ei puhu. Noh, 5 minutit. Ta ei ole ära põlendki kõik. No eks ta ongi see, et vaata, ta on tihke. Tihkelt täis topitud. Koer ka piilub. Noh, tagumik on purune. Ma olen pannud jõulukingitusse kah, hetkel ma tean kellelgi, kellel on näiteks ahi või saun või pliit, et kõik on nagu väga rahul olnud. Roy piilus sisse, vaatas tuld. No jumal, 6 minutit. Jälle hakkab sadama. Jube ilm täna, ma ei saa aru, kus see talv jääb. Mina rääkisin ka, et võib-olla lükkame jaanipäeval lund veel. Ei imesta üldse. Et selle jaoks ongi süütekuubikud vaja teha. Külm aeg venib pikale nüüd kindlasti. No, otsio jumal. No, on ja. Mis juba on su kõrvikud ka siit? Meil pensionär. Jah. 15. 15 saab vist, jah. Mis sa siis öeldi? Talle ei meeldi see, et see tuli siin. Jaa. Ega vist jah, 10 minutit läheb ikka. Varsti saab 7 minutit juba. Uni on peal. Näe sul, kes sõber siin vahepeal. Tuulepoiss tuli. Õhtuks lubabki Jaat tuult siin jälle. Saabki ahjuola tule panna jälle. Nüüd on vähemalt süütekuubikud olemas. Süüteroosid, vabandust. Ütleme vahepeal kupsikud nende kohta. Kas sul kupsikuid on? See, mis me sellega tegime puidulaastuga, seda võib ka kunagi näidata. Kas me tookord panime ka? Eelmine versioon oli suure plaadi peal. Suure selle vormiga. Eelmine versioon sellest oli üldse ju selline, et mis oli nagu plastiliini murraks. Tõikasime veel noaga, tagusime rusikaga noale peale, et pooleks läheks. No see oligi nagu selline materjali raiskamine. Ma ütlesingi, et see ongi kallad ära ja üleliigse ja. Et võiks täitsa isegi seda suurt versiooni näidata, seda, mis okste põletamisel kasutame. See põles vist kaua ta metsas põles 25 minutit äkki või? No seal on materjali palju. Ei ole suskida ka millegagi. Ma annan sulle suskinud, et midagi taha. Nüüd ma jäin kinni. Vaata, et sa midagi põlema ei pane siin. Sisu põleb kõik. Jah. Nüüd see puidutükk tuli ära. Noh, saad oksa põlema, nagu nalja. Nii, kustutame ära. Et see sisu on nii tihe, et ta jäi... Issand, kui kõva. No see põleb veel oma minutit siin. Jah. See ongi vaata see, et liigutasid ka vaata.
issand, kuidas tahaks seda dokki põlema panna. Püromann. noh, palju minutid on? 9 minutit. Siis põleb 15. Ma pakun 15. Ma arvan 13. Rongad tulevad jälle parvesse siia. Metsas söödi toit ära äkki. Ma arvan küll. See pandi kõik nahka nagunii. Pärast võime korraks vaatama minna. Tahan siit sellest vastu natukene ilusat materjali tuua meile. Saladuskattel võin öelda, et me Helenaga siin palvetame nüüd, et me panime soolakivi, panime üles sellisesse kohta, kus põder käib. Loodame, et ta tuleb varsti nüüd tagasi sinna ludistama. Et eelnevad olid natukene valesti pandud, liiga lagedal alal. Põder tahab siukest võsast ja siukest kohta, kus väga keegi ei käi. Nii et tõstsime oma postikese teise kohta. Et ei surnuks ei hakka sööma ennast sellest soolest, olge rahul. Aga siin mõni inimene arvab, et loom võtab täpselt nii palju, kui tal vaja on. Ja seal on samas tiik ka, nii et ta saab sealt tiigist kohe vett peale juua. Ja praegu ei ole jääd ka veel. Praegu ei ole, jah. Nii, ikka põleme veel. Ka siin ei tule nii pea jääd.